Tere õhtust kõikidele saalijalgpallisõpradele. Добрый вечер всем любителей футзала. Последний игра 13-го тура Palivere SK Kopli Sailors. 13. vooru Koplis Sailor võiduga, nii et üks oli Grand Liiga kapis ja teine oli kvalifikatsioonis eelmisel hooajal. Nii Eerik Lausaar, et siis on Eerik Tuubel, Eerikud on meil esindajad Kopli Sailorsil. Nii, Palivere, nüüd on lööki ja jalatõrja ja teine löök ja värav. Kristjan Koppel viib, kui mängitud on 8 ja 10. Ja suutsid ilusti pressingolt välja tulla. Nii, Palivere otsib teist, aga hästi kaitses nüüd. Kaotavad palli ja see pall on palju väravad. Vagala. Nii, selle peale siis tavaliselt on saadud vaadata neid. Oli 2 värava vahet. Посмотрел, да, точно, когда забили голы. И выяснялся, что сейчас еще один гол. Nüüd on siis 10-45, kus tädi kartis, et Hakelberil tuleb aju välja, aga lõpuks tuli välja, et see on hoopis juustusai, mis seal sulab. Tundub, Vladimir Vilkovil siin chatis on enam-vähem sama asi, mis hakkas sulama. Oi kui hea, ühe puutega ja kas nüüd väravaht oli ilusti lõpuni üleval ja siis on raskem ka lüüa. Oli õppis oma vigadest, õige. 10 meetri karistuslöögid ja sellises tavareeglitega saali jalgpallis, kus aeg kogu aeg seisab, seal on 5 viga. Võib teha ja tuleb olemas. Olemas. 38 sekundit ja musiga siia poole, nii et löötigi sinna, mis oli nagu laiem värav. Nii, aga nüüd mööda. Võtab ainult peast kinni, aga sellele sai pihta nii. See on Karaga Tokkaril oli üks mängija, kelle eesnimi oli vale, perekonnanimi oli õige ja lööki ja mööda. Tõnis Vender. Ja. Oppadi, kas see läheb ka videokordusse vaatamisse või mitte? Läheb, vaatame videokordust. Täna siin 2 viimases mängus ei olegi näinud. Nii, videopovtor, посмотрим. Что решаем, что и как. Videosupport. Kopli võttis. Videokorduse meil on olemas. Ja kui kohtunikud lähevad, vaatavad kohtunikud Maksim Matvitšuk ja Sergei Nagovitsin. Põlolitaks, что сразу видели или потом. Meil on see ainuke liiga Eestis, kus on videokordused põhiturniiri mängudes kõigis. Kohtunikud saavad otsustada ja võivad otsustada ümber, võivad otsustada midagi uut. Nojah. Mul litsentsi ei ole ja ei hakka välja mõtlema nii. Vladimir Vilkov ütleb, ei olnud. Aga see on nüüd vaadatus tumedate prillidega, ehk siis kaitsva meeskonna prillidega, mida otsustavad kohtunikud. Kohtunikud otsustasid teistpidi. 5-46. Issand. Aga juhtub. Penaltid on 2 suguseid, et nimetatakse mõnikord kas siis topeltpenaltiks seda 10 meetri karistuslööki. Ja on olemas siis selline nii-öelda opa, kui ilusti! Ja mis penaltist ei tule, see tuleb mängust. Marek Korpe lööb 4 pressikont välja väga hästi. Kopli nüüd on mänginud, nüüd on pööralt vaja lüüa ja igaks juhuks nägi Palivere, et asi on natuke happu, aga palli läinud üle joone ja nüüd on võimalik mööda lüüa ja kasutaski ära Palivere oma võimaluse ja uinasjutus. Aga uinasjutus on ju natuke nagu nii, pall lahti mängitud ju posti. Ja nüüd seda korda ei saanud teist poole viigistada. Kui ega see midagi juurde ei anna, kuigi võiks olla, et natukenegi nii kannaga ei. Danil Majorov ei ole see väga ohtlikuks osutunud see ülekaalu mängimine. Nii, ja pall on väravas ja selles lööb väravasse Reno Mihkelson, saab selle mängu teise endale. Kaks oleks vaja muidugi veel üks värav lasta vastastel lüüa. Siis oleks täpselt sama. Ei,
see ei ole Joonas Tarnile ohtlik ja opa! Proovis kukkumise pealt ja jätkab tabelis 8. kohal. Selline oligi 13. mängude voor 8. veebruaril. Aitäh kõikidele nii mängijatele, kohtunikele, pealtvaatajatele siin ja sealpool ekraani, kõikidele vabatahtlikele. Spasibo всем игрокам, судьям, добровольцам и зрителям. Aitäh kõigile ja ilusat õhtut ning olge terved!